Ma pean puhkuseavaldust tegema paberil, mul ei ole õrna aimu, kuidas seda paberit kirjutadagi, nagu reaalselt. Sa oled 22-aastane, sa tegeled startupis, mis pakub uudset tarkvaralahendust personalijuhtidele, sa kohtud paljude personalijuhtidega iga päev. Kuidas sulle tundub, milline on personalijuhi roll täna ettevõtetes, milline see kuvand on sinu jaoks? See kuvand on selline, et ta on oluline, hästi oluline roll, aga ma tunnen, et see nagu valdkond on veel lapsekingades mingil määral. Ma ei ole nagu, ma ei näe iga kord, kui ma lähen ettevõttesse, et HR teaks, millist väärtust ta loob. Kas sul on selline tunne, et HR roll on ettevõtetes alahinnatud? Ei, seda tunnet, nagu jaa, nagu mingil määral nagu mõndade inimeste poolt kindlasti ja ma tunnen, et see nagu HR-i roll ei jõua juhtideni nii palju võib-olla. Et nagu nende jaoks ta ongi nagu selline nice to have või et nii tore, et keegi tegeleb minu nagu liikmetega ja tema peaks mulle seda andma ja tema peaks mulle seda andma, sest tihti nagu näen seda, et HR-i töölaud ongi täis kõikide teiste juhtide mingisuguseid probleeme, aga vähe on seda neid nagu strateegilise mõtlemise pooli, et kus mul ongi vaja sellist töövahendit, mis aitaks minu strateegiaid ettevõtte jaoks paika panna. See nagu ise mõistmine, mis on minu strateegiline roll tegelikult ettevõttes, ma tunnen, et on kuidagi nagu selline kahtluse all, sest pigem on, et tead, et võib-olla vaatame, ma ei tea täpselt. Et seda otsustusõigust nagu või seda, et mina olengi see, kes otsustab ja vastutab, et seda võiks rohkem olla? Võiks olla rohkem. Ma tunnen, et see peaks olema HR-il rohkem. Eriti, kui me räägimegi personalilahendustest, et siis me ei pea käima läbi nagu sellist ringi inimesi, et tõestada, et see on minu jaoks see vahend, mis mul on vaja, vaid ma võib-olla tõesti peangi minema finantssektori juurde ja seda nagu seletama, et mul on selline lahendus, see annab mulle nii palju vabu töötunde, mille ma saan panna näiteks selle alla, et ma arendan üks-ühele koosolekute kvaliteeti ja nii see peakski olema. Räägi korra mulle sellest Cake HR-ist ka, tee meile pitchi. Teeme pitchi. Tee mulle nii. Cake HR on selline uudne personalilahendus, mis siis töötab äpipõhiselt ja veebipõhiselt ja selle eesmärk on siis kogu ettevõtte personali haldamisega seonduv. Me räägime töötaja profiilidest, töötaja andmetest, nende kättesaadavus, soorituse haldamine, täpselt seesama see arenguplaanide teema, et sa kuidagi nagu näed, kas siis nagu eesmärkidega ära, et kogu see asi tuua ühele platvormile ja kättesaadavaks nii töötajale endale ja ka nagu HR-ile, et mõlemalt poolt saaks teha võimalikult häid otsuseid. Millised sinu ootused näiteks oma juhile või oma HR-ile praegu on? Kui sa võtad võib-olla ennast ja mõtled nagu enda vanuseid, et mis see tugifunktsioon või kuidas saaks toetada sind, et sul läheks töö juures järjest paremini ja paremini? No üks minu jaoks kõige olulisemaid asju ettevõttes ja olla nagu tunda kaasatud on see nagu esimene tunne. See, et minu nagu hääl on kuulda ja et ma nagu võin avaldada oma mõtteid ükskõik, missuguses positsioonis ma olen. Ja üldse, et nagu kas ma siis olen müügis või kas ma olen finantsis või kas ma olen üldse mingi IT-arendaja. Et mul on võimalus tegelikult kaasa rääkida oma perspektiivis, et ma nagu saan, et tegelikult ka kaasatakse. Et sul on nagu alati mingi koosolek, kus sul on võimalik võtta erinevad seisukohad kokku. Sest nii sa saad kõige parema tulemuseni. Ja teadma visiooni. Ma pean teadma, kuhu me organisatsioonina liigume, kuhu me ettevõttena liigume ja nagu millisena nähakse minu rolli selles. Mis on see üks asi, millega saaks su motivatsiooni kohe killida ära? Kindlalt see, kui ma ei või minna näiteks juhi ukse taha. Mis see tähendab, et sa ei ole oodatud, et sinu ideid... Jah, just. Et sellega sa tegelikult, et okei, ükskord.
vaatame, võib-olla nagu veel kuidagi saab, aga nagu teinekord siis see motivatsioonikill nagu kindel. Aga see on pigem raske, sest keegi on ikka avatud ju sinu mõtetele, on ju? Keegi ikka. Teine variant on see, et sa saad sealt uksest sisse ja sa räägid oma asja ära, üks on väga hea idee, aitäh, Laura. Tegelikult see on parem, tegelikult see on parem, see on veel hullem, see on hullem, et jah, et isegi nagu, see on hullem, et sa lased mul tegelikult tulla ja minu aega panna sellesse, et ma tutvustan sulle mingisugust oma ideed ja siis see tegelikult ei jõua kuhugi, siis see on küll, siis ma arvan, et ma läheks ära ka. Leidsid üles, oli vaja ikka. I'm on top of the world, now I'm living, and the good just gets better, keeps on giving, not even close to the